Tere kõigile! Siin Tallinn, Läiketee 9, Filter Aktsiaseltsi auditoorium. On esmaspäev, 21. september, kohalik aeg on 18.00. Minu nimi on Urmas Vill ja ma olen läbi viimas veebiseminari teemal auru- ja veekatlamajade toitevee ettevalmistus. Ettekannet on koha peal kuulamas mõned minu kolleegid, kindlustamaks silmsidet, ja ülejäänud kuulajad on oma arvutite taga Eesti erinevates paikades. Kas kõigile sobib, kui me küsimuste-vastuste osa teeme esitluse lõpus? Jah. Seminari läbiv aine on vesi. Vesi kui soojuskandja. Eestis on vett palju. Aga on kohti, kus seda ei jagu. Nii et siin on nagu kõikidel projekteerijatel, disainijatel, hooldajatel on, et kuidas seda ressurssi mõistlikult tarbida, et seda jätkuks ka meist järeltulijatele põlvkondadele. Idee seminariks. Kui on sellised keerulisemad ajad, nagu praegu selle aasta kevadel oli, siis paljud kirjanikud ja luuletajad kirjutavad oma loomingut sahtlisse. Seetõttu viis ka see minu mõtted sellele, et midagi on vaja valmis kirjutada, et seda jätkuks nii kolleegidele, meie sõpradele ja tuttavatele. Et ma tahaksin jagada teiega oma kogemusi, mis on kogunenud nende aastate jooksul, kui me oleme projekteerinud, disaininud, ehitanud ja hooldanud erinevaid süsteeme ja lahendusi. Ja omakorda siis ettekandja jaoks on see hea võimalus olla oma pädevuse ja tehniliste lahendustega pildil. Et me üritame alati oma lahendustes pakkuda kliendile enamat kui lihtsalt mingit konkreetset seadet. Me tahaksime, et see oleks selline püsiv, kindel ja lahendus väärtuse näol kliendile. Natuke endast. Nimi siis Urmas Vill. Tegevusvaldkonnad on katlad, põletid, veetöötlus, lahendused, erinevate objektide hooldusprotseduurid ja samal ajal oman ka surveseadme pädevusi. Eelnevad töökogemused on 2 ettevõtte baasil ja alates 1997. aastast on minu tööandjaks siis Filter Group ettevõtted. Nii, teemasse sisse minnes mul on siin pärit üks slaid oma Taani kolleegidelt Eurowaterist Taanist, mis siis näitab, kuidas nende aastate jooksul, kui keskküttesüsteem, kaugküttesüsteem, milliseid arenguetappe on oma aja jooksul teinud. Et kui nüüd aastal 1800 keskküttesüsteem, kus selline loodi, rajati, siis see koosnes suuresti ainult nüüd katlast, katlamajast ja tarbijatest. Praeguseks oleme me jõudnud nii-öelda kaugküttesüsteemi 3. põlvkonna juurde, kus süsteem koosneb enam mitte ühest tarbijast ja siis katlamajast, vaid nii-öelda rajatud on hübriidsüsteem, kus sooja annavad põhimõtteliselt biomassi tootvad üksused. Siia on juurde lingitud päikese energia ja erinevad heitsoojused tööstuslikest tootmisettevõtetest. Ja kui me oleme nüüd jõudmas 4. põlvkonna juurde, siis sinna võivad lisanduda veel juurde näiteks ka tuumaenergia, siis paralleelselt kaugküttesüsteemiga kulgeb ka tsentraalne jahutussüsteem. Ja muidugi väga oluline on siis tarbijate poolt korterelamute soojustamine. Ja graafiku ülemises osas me näeme siis, et kõikide nende aastatega on süsteemide kasutegur on järjest tõusnud
ja süsteemi antava veetemperatuur on järjest langenud. Ja samal ajal ma võiks siia meelevaldselt tõmmata siis joone paralleelselt siis energeetilise kasuteguri joonega, et ka küttesüsteemis ringleva vee kvaliteedinäitajad on ka järjest tõusnud. Et mida rohkem me kasutame erinevaid lahendusi, seda paremini peab olema töödeldud vesi, mis ringleb süsteemis. Hüdroloogiline ehk veetsükkel, et vesi ümbritseb meid kõikjal, seda on inimese sees, rakkudes, kudedes, seda on pilvena meie pea kohal, liustikes, jää ja lumena, jõgedes, järvedes ja meie all maapinna sees erinevates kihtides. Toimub niisugune looduslik tsükkel, aurustumine, siis vihmaga tuleb vesi maapinnale tagasi ja imbub läbi maapinna tagasi põhjakihtidesse. Ja nagu inimene vajab oma joogiks puhast joogivett, et eksisteerida, samas on ka tehnilistes süsteemides ringleva soojuskandjaga, see peab samuti vastama nõuetele. Veetöötlusest. Lisavesi kui selline on oma olemuselt teatud parameetriteni töödeldud vesi, mida siis vajadusel tsirkulatsiooni kontuuri lisatakse. Rõhutaks siin juures seda lahenduse tehnilist poolt, et see arvestaks nii eespool kui tagapool olevaid piiranguid. Näited võib tuua siin selles, et kas kanalisatsioon võtab vastu, kas heitveed on neutraalsed või on neid vaja eraldi töödelda, millised on kulud süsteemis ja nii edasi. Et eesmärgipäraselt taolisi lahendusi otsides pikendame seadmete torustike eluiga ja vähendame ekspluatatsioonikulusid. Veetöötlus peaks olema valitud vastavalt toorveeanalüüsile, vastama süsteemi poolt ette antud kvaliteediparameetritele, omama piisavat tootlikkust, säästma ressursse, minimaalse ökoloogilise jalajäljega ja optimaalsete opereerimiskuludega, töökindel tehniline lahendus. Soojuskandja töötlusviisid, tehnoloogilised lahendused, et kasutatakse süsteemides töötlemata vett, see ei ole väga levinud lahendus, pigem kasutatakse seda siis, kui on süsteemis avarii ja süsteemi on iga hinna eest vaja käigus hoida, siis on juhtunud, et süsteemi on täidetud töötlemata veega. Pehmendatud vesi, enamik katlamaju kasutab oma veetöötluses pehmendamist, see on siis karedussoolade katioonide eemaldamine. Siis on variant ka osaliselt demineraliseeritud vett kasutada, täielikult demineraliseeritud vett. Vett deareeritakse, et vabaneda veest lahustunud hapnikust ja teistest gaasidest ning viimaseks siis korrigeeritakse veel kemikaalidega. Viimase puhul veel peab muidugi seda ütlema, et vee korrigeerimine kemikaalidega üldjuhul tõstab vee juhtivust mingil määral. Võib-olla mõned näited tüüpilistest probleemidest, mis võivad tekkida, kui vesi ei vasta parameetritele. Siin ma olen nagu esimeseks toonud hapniku korrosiooni, mida ma ise pean kõige tüüpilisemaks ja sageli esinevaks probleemiks. Teiseks võib olla katlakivi ladestumised, näiteks kui pehmendaja ei ole töökorras. Seda võib ladestuda neid katlasse sisse, soojusvahetuspindadele, torustikele ja soojusvahetitesse sisse. Ülemäärasest soolasisaldusest tingitud korrosiooninähud armatuuris, ühenduskohtades ja üldine sisepindade korrosioon. Erinevad sadestised mõõteseadmetes reguleerarmatuuris ja kohtades, kus on süsteemis on madal voolukiirus. Siis võib esineda veel roostevaba terase kristallide vaheline korrosioon,
sulfiididest põhjustatud kahjustused, tsirkulatsioonihäired, mis on seotud sellega, et kuskil on vabanenud õhk, nii-öelda õhukotid tekivad ja tsirkulatsioon on sellega pärsitud. Ning lõpuks ka mikroorganismidest põhjustatud korrosioon ja sadestised. Mõned fotod. Seoses tööga on minu pildikastis hulgaliselt taolisi fotoseid. Et tavaliselt, kui inimesed teevad fotosid, siis on need ilusad vaated või tuttavad inimesed, aga minu töö on jäädvustada just selliseid probleemseid kohti, et neid tulevikus vältida. Et sellel fotol on siis sadestisega kaetud katla suitsutorud vee poole pealt. Siin on korrosioon katla leegitoru peal. Et iseenesest on see väga ohtlik, kui katla leegitoru ei ole väga paks, siis võib taoliselt jätkudes võib osutuda, et mõne aasta pärast on see katel, küttesüsteemi osa on vaja välja vahetada. Sadestised katla suitsutorudel. Nagu me teame, siis ka 1 millimeetriline kiht suitsutorus võib põhjustada 5% suuremat kütusekulu. Aga kui meil on ka seal lisaks veel teise poole peal katlakivi ladestused ja muda, siis võime kõik ise arvutada, et milliseks see küttekulu võib kuni 30% suuremaks kujuneda. Et see kõik juba räägib iseenda eest. Sellel fotol on siis aurukatla meesluuk alumine ja selle katla puhul pole tehtud piisaval hulgal läbipuhkeid, nii et soolad hakkavad pressima läbi meesluugi ja tema krae vahelise tihenduspinna. Sama teema jälle siin. Ja viimaseks sama katla juures on nüüd, kuna pole piisavalt, tegemist on aurukatlaga, pole tehtud piisavalt läbipuhkeid, siis leegitoru ja põhja vaheline osa on täiesti blokeeritud sadestistest. Et siin ei pruugigi aidata katla läbipesust, vaid see võib viia tõesti, et katel tuleb välja vahetada. Millal siis meil on vaja anda lisavett küttesüsteemi? Et kui me täidame süsteemi, meil võivad esineda remondijärgsed veekao kompenseerimised ja lekete kompenseerimine ekspluatatsiooniperioodil. Üldiselt meil süsteemid on ehitatud juba renoveeritud sellisesse järku, et lisavee osakaal ei pruugi olla väga suur, aga oleme oma töös kohanud ka süsteeme, kus lisavett läheb kuni 30% ööpäevas juurde. Ja siinjuures ma soovitaks alati hoida lahus eraldi katlaring ja tarbija tsirkulatsiooni kontuur. Seda seepärast, et kui meil on nüüd tarbija poole peal näiteks soojusvahetusleke, siis sellega me väldime ära toorvee sattumise katla kontuuri. Lisavesi tehnoloogilise kütteaurusüsteemi. Meil tekivad aurukatla puhul, meil tekivad kaod heitauruga, siis läbipuhetega, siis võib esineda juhtumeid, kus tagastuv kondensaat on riknenud ja me ei saa seda süsteemi tagasi saata, vaid me peame selle kanaliseerima. Esineb tootmisi, kus aur läheb toote sisse, siis selle vee osa me peame kompenseerima uuesti dearaatorisse ja võib olla ka juhtumeid, kus tehnoloogilises protsessis tootega kokku puutuv soojuskandja ehk kondensaati ei tagastata. Üldiselt on aurukatla puhul on kõik need protsessid võrreldes veekateldega on palju intensiivsemad ja seoses sellega, et aurukatlas on temperatuur kõrgem kui tavalises veekatlas.
aurukatla puhul siis me teeme, nagu me rääkisime, meil on kaod läbipuhetega, põhja läbipuhe, mida tehakse ajaliselt, pinna läbipuhe, mida me teeme vastavalt katlevee juhtivusele, et eemaldada sadestisi. Toorvesi lisaveena. Üldiselt me kasutame ressursina kas vett oma puurkaevudest või puurkaevust, nii-öelda autonoomne. See võib olla tuua selleni, et üldiselt meil on põhjavesi on alati sisaldab mingil määral rauda, mangaani, et me oleme sunnitud rajama siis eeltöötluse veel, enne kui me saame sellest hakata tootma nõuetele vastavat tsirkulatsioonivett või lisavett. Siis variant on ka kasutada tsentraalse veevärgi toodangut trassist, see on siis linnast, alevikust, külast. Üldiselt see vesi juba vastab joogivee standardile, nii et seda on suhteliselt ohutu töödelda edasi nüüd täiteveeks. Ja viimane variant siis ka on olemas toorvesi jõgedest või järvedest, aga ka merest. Mere puhul meie pädevus või kokkupuude on olnud pigem tootmisprotsessi jahutusveena kasutada. Muidugi siin juures tuleb arvestada sellega, et merevesi on väga soolane. Tegelikult on päris palju standardeid ja nõudeid, millele peab vastama kontuuris ringlev vesi. Et siin ma olen toonud mõned näited soovituslikest piirväärtustest, mis on pärit jällegi meie Taani kolleegide käest. Et võib-olla olulisemad on siis jääkkaredus, juhtivus, hapnikusisaldus, kloriidid, sulfaadid. Kui me hakkame lisavett töötlema, siis võib-olla kõige sellisem levinum töötlusviis on pehmendamine. Seda kasutavad pigem sellised väiksed ja keskmiste suurusega tarbijad ja küttesüsteemid. Et kui vesi nüüd meie maapinna sees on enamikus kohtades on lubjakivi ja kui, nagu me kõik teame, siis vesi on hea lahusti, sajab vihmana maha, imbub maakoore sisse, siis seal ta lahustab lubjakivist siis kaltsiumi ja magneesiumi joone ning seetõttu muutub vesi karedaks. Samal ajal võib öelda seda, et näiteks meist 80 kilomeetrit eemal Soome on enamik graniidi peal ja seal karedus sellisel määral ja sellises kontsentratsioonis ei esine. Pehmendus on protsess iseenesest, kus siis karedust sekitavad soolad vahetatakse pehmendajas, ioonvahetusmaterjali kasutades vaadatakse välja naatriumisoolade vastu ja seega võtub vesi pehmeks. Pehmendatud vee elektrijuhtivus jääb samaks, mis ta oli enne. Nii et näiteks, kui meil on pehmendatud vee juhtivus on 300 000 mikrosiemensini, siis peale pehmendamist jääb ta sinna samasse vahemikku. Et soolade bilanss ei muutu. Näiteks võib-olla veel nii palju, et Tartu, mis kasutab üldiselt vett erinevatest veehaaretest, seal jääb karedus kuskil 3,8 kuni 8,6 milligramm ekvivalendi juurde. No, keskmiselt see on kare ja väga kare vesi. Aga samal ajal siin Tallinna pool, kui meil on tegemist on Ülemiste järve veega, jääb karedus 3,5 ja 5 milligramm ekvivalendi juurde. Ja kareduse puhul me kasutame erinevaid mõõtühikuid, me kasutame milligramm ekvivalente, siis kasutame veel saksa kraade, on olemas veel prantsuse kraadid, USAs on oma mõõtühikuid. Pehmendaja sees on siis ioonvahetusmaterjal, kationiit, mis on siis on võimeline karedust tekitavaid soolasid vahetama naatriumi vastu ringi. Et kui seda nüüd paljasilmaga vaadata, siis ta meenutab niisugust ühtlast tehnilist
kollakat värvi vaiku, teinekord kutsutakse ka tehniliseks vaiguks seda, aga tegelikkuses on see kerakene täis uurdeid. Sellega on saavutatud see efekt, et me saavutame sellega palju suurema kontaktpinna. Keskmiselt on kationiidi eluiga 4–6 aastat ja igapäevatöös kuskil aastane kulumismäär on kuskil 5%. Veepehmendi koosneb siis metallist moodulist, soolveepaagist ja kationiidist mooduli sees. Et siin joonise peal on näha, et ülemine osa ei ole kationiidiga täidetud. Et see on sellepärast, et pehmendamise ajal, kui me pehmendame, surutakse vesi surub kationiidi pehmendajasse alla kokku, aga samal ajal on meil vaja regenereerimistsüklis, kui kationiit on oma ressursi ammendanud, on vaja läbi pesta, siis on see nii-öelda see paisumisruum, millega hävitatakse kationiidi kihi sisse tekkinud kanalid. Ja üks tsükkel on siis pehmendajal on töötsükkel, kus vett toimub vee pehmendamine ja teine on regeneratsioonitsükkel. Et teatud aja tagant siis kationiit ammendab oma ioonvahetusvõime ja seejärel on seda ioonvahetusmaterjali vaja uuesti regenereerida ja üldjuhul tehakse seda naatriumkloriidiga, tablettidega. Miks tablettidega? Tablettidega seepärast, et kui need tabletid asetsevad meil selle soolalahuse valmistamise nõus, ingliskeelne väljend prime makeris, siis see vesi saavutab hea kontakti just nimelt nüüd nende tablettide vahel. Ja üldiselt me kasutame kuskil 10% soolalahust kationiidi regenereerimiseks. Pehmendaja on oma olemuselt kas 1 mooduliga, 2 mooduliga, 3 mooduliga. Kulu varieerub, ütleme seal 1 kuupmeetrist kuni 100 kuupmeetrini tunnis. Siin on veel üks illustreeriv foto selle kohta, mida võib tuua endaga kaasa, kui me täidame aurukatelt ettevalmistamata veega, see tähendab siis kareda veega. Et sisuliselt tähendab see sellisel juhul selle katla, et see katel on hävinud sisuliselt. Kui seda kihti oleks vähem, no seal võib-olla mingil määral päästab ka happepesu, aga happepesu ei saa ka lõpmatult teha, nii et sellega me peame arvestama, et pehmendamine on veetöötluses number 1 ja samal ajal, kui me ka vett pehmendame, see peab olema meil kontrollitav. Kui veel üks näide selle kohta, kuidas nüüd sadestsed on langenud katla põhja ja neid saab, aurukatelde puhul on selline reegel, et neid avatakse 1 kord 4 aasta jooksul kontrollimaks sisemist ehk veeruumi ja siis selle käigus saab sellised sadestsed eemaldada. Ja see annab ka hea pildi sellest, et selle katla täitevee ettevalmistusega on vaja kindlasti midagi ette võtta. Siin on veel üks foto sellest aurukatlast seest, kus esinevad koos nii hapnikukorrosioon kui ka katlakivi sadestsed. Peale pehmendamise on järgmine töötlusviis sooladest vabastamine ehk pöördosmoos. Eestikeelses kirjanduses kasutame ka teinekord sellist väljendit nagu hüperfiltrimine. Selle käigu me siis kas keemiliselt või mehaaniliselt vabastame vee ioonidest ja sooladest. Töödeldud vesi ehk permeaat, see ei sisalda laustunud mineraale. Aga seda me peame meeles pidama, et vesi muutub kergelt happeliseks. pH on kuskil 5, mis sõltub siis hapniku ja süsinikdioksiidi temperatuurist ja kogusest. Demineraliseeritud vesi on seega kergelt nõrk hape.
tasub meelde jätta, et hüperfiltrimist ehk pöördosmoosi kasutades peetakse kinni kuni 98% vees sisalduvatest sooladest. Saadakse peaaegu täiesti puhas vesi ja soolakontsentraat, mis suunatakse kanalisatsiooni. Membraanid, mida me seejuures kasutame, on nii peened, et isegi mikroorganismid, näiteks bakterid ei pääse sealt läbi. Ja nende pooride suurus võib olla seal arvulises väärtuses kuskil 0,001 kuni 0,0001 mikromeetrit. Membraanid, mida kasutatakse, on erinevad, näiteks tavalisele nii-öelda puurkaevuveele võivad olla ühetüübilised, kui soolasisaldus on suured, siis kasutatakse näiteks spetsiaalselt mereveele mõeldud membraane. Ja nagu me teame, siis pöördosmoosi membraani abil demineraliseeritud vett nimetatakse permeaadiks, mille elektrijuhtivus jääb kuskil seal alla 10 mikrosiimensi. See on täiesti sobilik vesi, et teda kasutada nüüd süsteemi lisaveena või aurukatla täiteveena. Tüüpiline näide sellest, millest koosneb RO-seade, et see ei ole tänapäeval enam mingi raketiteadus. See koosneb kõrgsurvepumbast rõhu tekitamiseks, et suruda nüüd veemolekulid läbi membraani avade, et oma iseloomult on veemolekul, puhta veemolekul selline väike, mis mahub sealt membraani avast läbi, aga soolamolekulid on suured ja jäävad teiselt poole membraani ja seetõttu siis soolansem osa ehk kontsentraat suunatakse kanalisatsiooni ning permeaat ehk puhas osa läheb tarbijatele. Demineraliseerimist on võimalik teostada ka ioonvahetusega, aga üldiselt see ei ole enam väga levinud meetod. Et kui me kasutame ioonvahetusmeetodit, siis see koosneb kahest kolonnist, millest üks on täidetud kationiidiga ja teine on täidetud anioniidiga. Ja üks miinus nüüd selle ioonvahetusega töötlemise puhul on see, et kui RO on võimeline töötama pidevalt 24/7, siis taolist ioonvahetust me oleme sunnitud teatud aja tagant regenereerima ja sellel ajal katkeb tarbijat varustamine siis töödeldud veega. Üks tüüpiline näide sellest, milline võiks näha keskmise suurusega pöördosmoosseade, see paikneb raami peal, seal on olemas mehaaniline filter mehaanilise osa eraldamiseks, automaatajamiga sisselaskeklapp, kõrgsurvepump. Kõrgsurvepumba puhul võib seda öelda, et rõhk võib tõusta seal 25 kuni 30 baarini, on olemas ka mitmeastmelisi RO-seadmeid. Need pikad torud, mida te endas näete, need on siis membraani korpused. Üldjuhul need valmistatakse kas roostevaba terasest või selleks üldiselt on need roostevaba terasest. Ja pluss siis automaatika siin juures ja mõned mõõteriistad juhtivuse mõõtmiseks. Säästmine, et pöördosmoosi puhul me peame seda meeles pidama, et osa veest ehk sooladest nii-öelda kontsentraadi näol suunatakse kanalisatsiooni. Aga siin on olemas ka selline meetod või abivahend, kus me saame ikkagi sellest kontsentraadist ka veel pool vett ära puhastada ja selle puhta osa suunata tagasi tootmisesse ehk RO sisendisse. Et meie kutsume seda siis RO plus lahenduseks või RO plus membraaniks ja seda on hiljem võimalik pöördosmoosile juurde lisada. Muidugi peab seda ka jälle meeles pidada, et kuna siia satub soolasem vesi, siis võib-olla selle membraan võib tahta tihedamat läbipesu. Et preventatiivseid läbipesusi me teeme kuskil pöördosmoosi membraanile kuskil korra aastas. Aga muidugi see sõltub jälle sellest, et kuivõrd hea kvaliteediga on meil eeltöötlus.
vees lahustunud hapnik. Ma ise pean seda nagu kõige sagedamini esinevaks korrosiooninähuks, kui me oleme katla avanud. Ta enamik jaolt tekib kohtades, kus veest ei ole hapnikku eraldatud ja puutub kokku terasega. Ja hapniku korrosiooni aitab veel võimendada siis, kui vesi on soolane. Toorvees on lahustunud hapnikku võib olla 6–8 milligrammi liitris, aga esineb ka mõningaid veeaardeid, kus see väärtus ulatub kuni 10 milligrammini liitris või ka rohkem. Siin on näide jällegi katla suitsutorudest, mida on kahjustanud vees lahustunud hapnik. Tekivad sellised kraatrid ja kui see protsess jätkub, siis on varsti olukord selline, et see toru on nagu meenutab korvi, et vesi satub suitsu poole peale ja sellisel juhul on vaja võtta ette katla remont või see toru kinni keevitada, et sealt suits enam läbi ei pääseks. Ingliskeelne väljend selle kohta on pitting corrosion, et üks näide siis ka sellest. Ja nagu me teame siis, et vees lahustunud hapnikku on sõltuv temperatuurist, et kui maapinnast vett välja pumbatakse, siis on ta kuskil vahemikus 10–15 kraadi. Selle graafiku järgi siis me näeme, et sellisel puhul võib see hapniku sisaldus seal 11 milligrammi juures liitris. Aga samal ajal, kui me vee temperatuuri järjest tõstame kuni 100 kraadini, siis langeb hapniku sisaldus praktiliselt nulli. Et vees lahustunud hapniku, et kes on kalamehed, teavad, et suvel kaovad ranniku vetest kalavarud, et põhjuseks ei ole mitte siis see, et kala on väheks jäänud, vaid põhjuseks on vee soojenemine ja sooja vee vähene hapniku sisaldus. Et see viib sellele, et kalad lähevad otsima hapnikurikkamat vett ja lähevad ranniku vetest ära. Ja kui tulevad sügisesed tormid, vesi muutub jahedamaks, kalad tulevad tagasi. Et siin on siis näide selle kohta, et kui meil on lisavesi sisaldav hapniku, sellega on meil võimalik sisaldab hapniku, et siis ta on võimalik meie süsteemist oksüdeerima välja nii palju rauda. Ja kui me pidevalt seda vett vahetame, siis lõpuks ongi niimoodi, et torud muutuvad õhukeseks. Ja korrigeeriv tegevus hapniku puhul võiks veel olla see, et me lisame hapniku siduvaid kemikaale. Aga sellega me peame jällegi arvestama, et kui me lisame hapniku siduvaid kemikaale, siis selle tagajärjel ikkagi mingil määral viime vee juhtivuse ülesse ja me oleme sunnitud ka need produktid hiljem välja filtreerima tsirkuleerivast trassiveest. Et me nüüd vees lahustunud hapnikust lahti saaksime, selleks on erinevad meetodid. Seni Eestis kõige levinum meetod on termiline degaseerimine. Sisuliselt see tähendab seda, et me tõstame vee temperatuuri sinna kuskile 102–104 kraadi ja pihustame vee laiali, et saavutada võimalikult suur kontaktpind. Aga see on enam levinum meetod. Järgmine meetod, mida kasutatakse, on membraandegaseerimine. See on suhteliselt uus asi, ei ole väga levinud meetod, kuna seetõttu, et see eeldab ikkagi praktiliselt terropermeaadi kvaliteediga vett, mida me saame sellesse membraandegasaatorisse lasta. Siis võib-olla vaakumdegaseerimine on selline võib-olla järjest rohkem nagu
kasutust leiduv, kus vesi soojendatakse 40 kuni 80 kraadini ülesse ja siis vaakumiga imetakse vees lahustunud hapnik välja. Ja muidugi siis korrigeeriv tegevus jällegi jääb hapniku sidumine kemikaalidega. See viimane on pigem jah, selline korrigeeriv tegevus, et mida on alati hea meeles pidada, aga jah, et me peaksime ikkagi kogu protsessi saama kontrolli alla siis eeltoodud 3 meetodiga. Et membraandegaseerimine, nagu me rääkisime, neid tootjaid ei ole maailmas väga palju. Toimub siis vees lahustunud hapniku eraldamine kas siis vaakumi või gaasi kaasabil. Ja samuti jälle selles seadmes saavutatakse suhteliselt suur kontaktpind gaasi ja vee vahel, et meil oleks võimalik siis hapniku eraldada. Aga muidugi kvaliteedi poole pealt, et saavutada kvaliteet membraandegasaatori puhul on ülihea. Et neid toodetakse erinevastes suurustes membraane ja neid on võimalik ka paralleelselt ühendada, et saavutada suuremat tootlikkust. Selles slaidis oleme me kokku võtnud erinevate degaseerimismeetodite plussid ja miinused, mis puudutab ka siis tema nagu kvaliteeti ja ka ökoloogilist jalajälge. Näiteks termilise degasaatori puhul me peame nentima, et tal on hästi suur ökoloogiline jalajälg. Aga samal ajal on see ka väga töökindel lahendus. Vaakumdiaraatori puhul me vajame sükest hästi kõrget hoonet, sellepärast et neid ei saa paigutada horisontaalselt, need on vertikaalpaigaldusega. Ja CO2 degasaator ei ole leidnud kasutust, pigem on see nagu joogivee töötlemise juures. Veel üks hästi oluline asi on, kui me töötleme tsirkulatsioonivett, on osavoolu ehk nii-öelda bypass-filtrid. Et me saame sellega siis tsirkuleerivast veest saame mehaanilise osa kätte. Et see on tegelikult uskumatu, mida seal kõik võib leida. On roostetükikesi, on liiva, mingeid ehitusjääke. Muidugi tahaks loota, et tänapäeval trassiehitajad on palju hoolikamad ja suudavad ikka enne see järelt kõik selle sinna, mis on sisse jäänud, ära koristada. Ja osaliseks filtratsiooniks võetakse kuskil 3–5%, teinekord ka kuni 10% tsirkuleerivast veest ja juhitakse see läbi peenpuhastus. Siin on tüüpiline skeem osavoolu filtratsioonist. See koosneb siis alusel pumbast, ventiilidest ja filtrist. Kasutusel on ka filtrid, mis on varustatud seest püsimagnetiga. See annab meile sellise võimekuse, et püsimagnet seob rauaosakesed endaga ära, nii et need ei jää filtrikoti sisse. Sellega me tunduvalt suudame pikendada filtrikoti eluiga. Ja hooldusele nii palju, et üldjuhul varustatakse see asi rõhkude vaheanduriga. Kui me näeme, et rõhkude vahe on filtris muutunud suureks, siis kuulub see kott välja vahetamisele või vajab hooldust see püsimagnet. Kui veekulud on süsteemis suured, siis on meil võimalik tekitada see osavoolu lahendus mitme paralleelse kottfiltri baasil. Ja see annab ka meile sellise võimaluse, et kui ühte kottfiltrit on vaja hooldada, siis samal ajal teised on valmis endiselt filtreerivad siis seda tsirkulatsioonivett. Sellised kompaktsed tänapäeval raamil olevad lahendused.
Ja kui me räägime ka nüüd, me rääkisime palju nagu sellisest töötlusvormist, siis me peame alati ka kontrollima, kuidas see paigaldatud seade meil töötab. Ja pahatihti on niimoodi, et seda seadet, kui ta toodab meile seda lisavett, on see siis keskküttetrassi või aurukatlasse, on vaja pidevalt kontrollida, siis selle jaoks on olemas automaatkontrolliseadmed. Sellel slaidil nimelt on siis automaatkontrolliseade vees lahustunud hapniku määramiseks. See on küll selline käsiriist, mida nüüd veeanalüüse tegevad inimesed saavad endaga kaasa võtta ja koha peal teha, aga on olemas ka nii-öelda online seadmed, mis lülitatakse mõõtmisi tegema 24 tunniks. Ja lisaks on siin nendel seadmetel selline võimekus, et me saame neid kõiki andmeid kas kanda arvutisüsteemi üle või siis mälupulgaga enda arvutisse hiljem laadida. Selle slaidiga tahtsime me näidata seda, et on võimalik veepehmendusseadet kontrollida automaatkareduse mõõtjaga. Et see võimaldab nüüd siis kasutada seda, et isegi inimesed ei pea igapäevaselt viibima selle tehnilise lahenduse või tsükli juures, vaid seda teostavad automaatkontrolli seadmed ja kui automaatkontrolli seade tuvastab kõrvalekalde etteantud parameetritest, siis see alarm edastatakse kas siis mobiiltelefonile või SCADA võrku, kus siis hooldusfirma või siis tehnikud saavad probleemist teada ja tulevad kohale probleemi lahendama. Siin on näide selle kohta, kuidas on võimalik ühte tehnoloogilist veeskeemi kontrollida erinevate automaatkontrolliseadmetega. Et siis pehmendaja järel on kareduse mõõtmiseks kontrollseade number 2 ja peale pöördosmoosi on siis silikaatide automaatne kontrolliseade. Silikaadid on hästi olulised nüüd sellistes lahendustes, kus me kasutame kõrgsurve auru, näiteks turbiinid, kõrgsurve aurukatlad. Et kui see sinna lisatav vesi sisaldab silikaate, siis see võib moodustada turbiini labade peale sellise klaas ja kihi ja niimoodi töötades see võib viia turbiini riknemiseni. Mõned näited tänapäevastest lahendustest, kuidas on võimalik veetöötlusseadmeid majutada ka nii-öelda konteineritesse. Siin on kogu puhastustsükkel sees. Üldjuhul nad tehakse sellisesse mõõtu, mida oleks suhteliselt kerge transportida transpordivahendiga mööda maanteed ja nii edasi. Aga konteinerite puhul on oluline see, et me jätaksime kõikide seadmete juurde ikkagi teenindusruumi. Tänapäeva veetöötlusseadmed on täpselt samati eluiga 4–6 aastat, enne kui me peaksime hakkama neid sisusi välja vahetama. Ja metallist moodulite puhul see võib ulatuda 20 ja enama aastani. Ja niisuguste konteinerilahenduste puhul ma arvan veel, et seal on väga oluline nagu see sisekliima olemasolu, et õhk peab olema kuiv. Kokkuvõtteks ma võin seda öelda, et kust ma olen inspiratsiooni saanud, on taanlaste poolt kokku pandud keskküttevee sellisest infovoldikust, mida saab alla laadida siis Eurowaateri kodulehe pealt. Kodulehe aadress on siin ära toodud. Ja viimase slaidi juures, et tänan tähelepanu eest ja ootaksin siis neid küsimusi. Et kas te leidsite, et koolitus oli kasulik ja kas oleks mõtet mõne teemaga ka süvitsi edaspidi edasi minna? Aitäh!
panin siia ka oma kontaktandmed ja telefoninumbri, nii et kui on hiljem mingi mõte või küsimus tekib, et selle võib ka siis otse mulle adresseerida. Nii, küsimus. Mida te arvate elektromagnetiga veetöötlusseadmetest, näiteks Power? Kahjuks Powerit ei saa kasutada ütleme siis keskküttevee ja aurukatla toitevee ettevalmistamise juures. See põhineb hästi palju sellisel uskumusteoorial, aga ta ei vii veest karedust välja, vaid ta jätab selle mudana ringlema süsteemi, mis omakorda tekitab probleeme süsteemis. Nii et minu vastus oleks selle kohta, et ta võib olla mingi korrigeerival kujul, aga põhitöötlemisseadmena küll mitte. Kas oleks võimalik tulevikus näha rohkem pilte ka kahjustatud katla pindadest? Mul juba olid mõned siin presenteeritud, aga jah, mul on, nagu ma ütlesin, minu fotoaparaat on neid pungil täis, et avaldage soovi ja ma võin neid saata. Tere, koolitus oli kasulik, ülevaatlik. Paar sõna sellest võib olla, kuidas meil vesi maakondade vahel Eestis erineb ja mis on veekatlamaja tavalised lahendused? Veekatlamaja tavaline lahendus, kõige üldlevinum lahendus on pehmendamine ja mingil määral ka siis pH tõstmiseks mõne korrigeeriva kemikaali lisamine. Aga mis puudutab, kuidas maakondlikult nüüd vesi erineb, Lõuna-Eestis on alati vees on rauda, siin Põhja-Eestis mitte nii väga palju. Karedus täpselt samati kõigub. On kohti, kus on see 8 saksakraadi, aga on kohti ka, kus on 22-25 saksakraadi. Ja kõige suuremaid numbreid olen ma muidugi näinud jõgedest, kuhu kevadel lumesulamisega jookseb sisse see tuhaosa. Et ma olen isegi näinud tulemusi, kus on olnud kuni 34 saksakraadi. Et rauaeraldus on jah, üks olulisem Lõuna-Eesti piirkonnas, enne kui me hakkame vett pehmendama. Olemas on ka toiteveepaagid, deaeraatorid, temperatuuriga 130 kraadi ja rohkem, et mis on nende eelis? 130 kraadi ja rohkem. Iseenesest me saame hapnikust lahti juba 205 kraadiga. Et kui me kasutame sellist suurema rõhulist, need on tavaliselt kasutatakse siukstes tööstuslikes katlamajades, kasutatakse suurema rõhulisi dearaatoreid. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis head õhtut kõigile, homme algab sügis ja hoidke tervist. Aitäh, nägemist!